Ahoi, käisin mina Baltoilis uurimas igast põnevat asja ja nimelt sellise asja nagu X1R Eestisse maale tooja on just nimelt Baltoil ja on ka poed, Fiskus vist on autoosade pood, kus seda osta saab, aga see on ülivägev asi. Nii et ma soovitan teil kõigil kasutada, ma ise lähen praegu õue, kallan ka oma autosse seda kohe sisse, aga see on ikka vingelt vägev asi ja säästab teie mootorit ja kõiki asju, mis on seotud hõõrdumisega. Ikka väga vingelt. Niimoodi, et see on see vahva Baltoil. Nii et vaatame, katsetame, proovime, ostame. Vot niimoodi. Nüüd siin on näha, see on siukene metallpuks, see on põhimõtteliselt siuksest materjalist nagu rull-laagri rull, ülitugev ja nagu näete, seal ei ole praegu ühtegi kriimu peal, mitte midagi, et me paneme selle rakise sisse ja see hakkab käima siis vastu metallrulli. Metallrull, mis on õliga koos. Nagu näete, seal on täiesti tavaline standardne mootoriõli praegu pandud ja nüüd laseb rulli ilusti, laseme õliga kokku ja vaatame, mis saab kõigepealt, kui laseme tavalise mootoriõliga käia selle rullile, et paneme raskused peale, et hakkab järjest kõvemini sinna vastu suruma ja siis me saame näha, et mis juhtub, kuidas on ja võt meil on kokku on 11 raskust. Siit me hakkame neid raskuseid peale panema järjest. Et vaatame, millega see asi lõpeb. Niimoodi. Masin käib endiselt ringi, kõik on vägev, kõik on vahva. Nii palju ütlen, et tegemist on X1R sünteetiline kulumisvastane õlilisand. On see niimoodi, et see hoiab nagu peaks hoidma mootorit ja käigukaste ja kõiki asju, kõik mis hõõrdub, kõik kus on mingisugunegi hõõrdumine, kõike seda ta kaitseb ja ei kulu ja ma teile ütlen, see on ülivägev, aga nägite, jooksis kinni, massin praegu 7 raskust sai peale ja massin jooksis kinni, et ta ei jõudnud enam rull käia, et vaat läbi libisemist enam ei tekkinud. Et surus nii kõvasti vastu, et jäi kinni. Ja praegu, ütlen veel kord, praegu oli täiesti standardse tavalise mootoriõliga. Et ma ei ütle neid firma nimesi, kelle õlivat, seda ei tohi nagu öelda, aga et standardne, ütleme, mis poest ostate, standardne. Ja nüüd saame näha, vaadake nüüd, milline vinge jälgev järgi, siuke tunne, nagu oleks relakaga kallal käinud. Ja vaat siin on selle karp, X1R mootori jaoks, käigukasti jaoks, sildade jaoks, roolivõimendi jaoks, et see on ülihea aine. Kohe saame kõik näha, me paneme süstlaga sinna juurde seda, sest seda võib panna 3–6% õlimahust. Ütleme niimoodi, et kui palju sul mootorisse õli läheb, siis peadki välja arvutama, et kui palju seda panna võib, et rohkem ei tasu panna, et ta on libe küll, aga päris see ei ole, et pane neid puhta selle sisse, aga seda pannakse 3–6% juurde. Ja nüüd me keerame selle sama puksi paneme, keerame selle puksi seal sees ringi edasi, et see õõrde koht oleks siis nagu puhas, et seal oli jälge sees ja siis on nagu hea võrdlusmoment ka. Me saame kohe näha, et mis siis juhtub, kui nüüd on see õlilisand või kuidas kulumisvastane siukene aine on, ütleme niimoodi. X1R on sinna lisatud sisse ja nüüd me kohe saame näha, mis nüüd saab. Me jälle sinna massinasse, tähtis massin. Ma väga vabandan, esimest korda sellist asja teen, siis ei ole osanud õieti seda kaamera nurka ja kõike valida, aga no ma arvan, et peaks olema arusaadav küll. Ja vaat nii, nüüd ta käib ja nüüd me hakkame sinna raskuseid juurde panema. Ja siin võivad kõik arvata, kui palju neid raskusi saab panna, mis juhtub, aga me kohe näeme seda
mis juhtub, kas üldse midagi juhtub ja see saame kohe kõik näha. Et vaadake nüüd, vaadake, masin käib endiselt, veab ringi, ei mingit probleemi. Õli on sama, aga sellele õlile on seda X1R-i lisatud. Ja vaadake nüüd, vaadake. Nüüd on sama palju peal juba, kui enne oli. Peaks niimoodi olema just nagu. Ja nüüd me tõstame, paneme. Vaadake, seal on pikk jõuõlg siukene, ega ta surub päris kõvasti. See, et vaatad, need raskuse kettad on nii väiksed, aga ei ole see jõud on seal päris suur. Kangisüsteem nagu, et surub päris kõvasti. Ja näete, 11 tükki neid raskuseid peal, masin käib endiselt ilusti ringi, kinni ei poo, mitte midagi ei ole. Niimoodi. Ja nüüd me paneme seisma ja siis vaatame, millise jälje ta sinna peale jättis. Kas üldse jättis sügavama jälje, mis värk on. Aga noh, kujutage ette nüüd, metall käib vastu metalli, õli algul oli nagu tavaline mootori oli lihtsalt ja nüüd on see aine X1L on juurde pandud. Mingi 3–6% süstaga panime seal, umbes arvutasime välja, et palju peab ja siis süstaga tsups natukene ainult. Ja nüüd me saame kohe näha, võtame selle lahti ja muus juures olgu siin märgitud, et näiteks Soomes kõik rallisõitjad ja no üldse, kes motospordiga tegelevad, kõik kasutavad igast suured ettevõtted, firmad, kõik kasutavad seda ja vaadake nüüd, kui põnev värk on. Ja seda saab Baltoidis, tasub vaadata, muidugi ka Aigar Vahelan, siia ma panin aadressi ka juurde, tema on ka selle edasimüüja, et sul hulgikogustes ja niimoodi osta, aga vaadake nüüd, märki põhimõtteliselt peal ei olegi. Näpuga igatahes ei tundnud. Ja otse loomulikult, ma panin kohe enda autosse ka sisse. Ja eks ma võin tulemustest öelda teile siis, kui ma olen paagid ja kütust ära, mul oli paak tühi, peaaegu ma käisin, panin täis. Nii et vaatan siis, kui on 1000 kilti sõidetud ja siis ma saan öelda, kas kütusekulu ka vähenes või vähenenud. Aga puht teoreetiliselt peaks olema siuke teema, et kütusekulu peaks ka vähenema. Sest ta teeb nii palju pehmemalt, paneb selle mootori käima ja kergemalt ja külma ilmaga käivitub mootor paremini, sest mootor on kergem ennast ringi ajada. Õlid kõik paksud on niimoodi, et näete, igasuguseid tooteid, igasuguseid erinevaid asju on, kus on see aine lisatud ja ma ütlen teile, uskuge mind, see asi töötab. Ja kui keegi soovib hulgi või kuidas, siis Baltoili lehe pealt leiate ja otse saate muidugi Aigar Vahelanile kirjutada. Ma panen aadressi ka siia, kuhu. Nii et